Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kallid rallisõbrad, kell on 20.30 ja aeg on 6. käigul jälle eetrisse tulla Service Pargist, Rally Estonia Service Pargist ERMi tagant. Meie selja taha või külje peale jääb siis suur lava, mida te hetkel näete ja kus on tegelikult algamas kohe Meet the Crews, selline pressikonverents publikule. Ja kui see pihta hakkab, siis eks me natuke näitame ka seda, aga mitte küll otseselt helis, et selleks, et õhtuti seda asja näha, tuleb siia Service Park ise kohale tulla ja ei, need on ju meeleolukad asjad, seal räägitakse tihti isegi rohkem kui päris meediatsoonis. Jaa, tere õhtust minu poolt ka. No ma pean tunnistama, ma ei ole liiga palju käinud vaatamas, aga nii palju kui ma olen käinud, siis igal juhul selle lõbusas ja vabas õhkkonnas enamasti siis Bex Williamsi poolt läbi viidud intervjuud, et need on alati lõbusad ja kuulata. Bex Williams sind on intervjueerinud või? Ikka on. Katse lõpus siis või? Ei, katse lõpus tema ei ole käinud, me oleme teinud erinevaid sotsiaalmeedia videoid, tegime Soome rallil siis WRC sotsiaalmeedia kontodele. No kuidas me tänase päevaga rahule jääme? Ilm oli jälle ilus, sõitjatele see kuivus väga ei meeldinud. No arusaadavalt, et no me rääkisime neljapäeval sellest vihmast, mis siin on maha sadanud nädalatega enne rallit ja kui palju teed on ära kuivanud ja kas sellest võiks kasu olla. No me nägime, et Peipsi äärel ja Mustvee katsel ilmselgelt seda niiskust seal pinnase põhjas oli ja tegelikult me nägime, et ka nendel katsetel see puhastusefekt ei olnud nii suur, aga kui me jõudsime ikkagi SS6-le Kambja esimesele läbimisele, siis see täiesti teine maailm oli kohe. Et megapuhastamine, megatolm ja nagu korralik südasuve ralli, et sellest vihmast, mis siin eelmiste nädalatega maha saanud, et sellest polnud nagu enam haisugi, et jaa, ma arvan, et sõitjatel oli päris keeruline neid katseid läbida täpselt selle puhastusefekti pärast ja sellist ehk tekkis selline üpriski kitsasjoon ja kõik pidid nagu ikkagi konkreetselt läbi joonistama seda katset, et mitte selle lahtise peale sattuda. Aga kas teeolud on üks põhjus, miks meil on ralli liidriks 3 hooaega ralli 1 autost eemal olnud Oliver Solberg? Ma ei tahaks nagu kogu seda, ei saagi panna, et see kogu põhjus ei ole nüüd stardipositsioonis ja tee puhastamises, sest tegelikult, nagu ma ütlesin, Peipsiäär ja Mustvee katsed olid oluliselt, pinnase mõttes oluliselt vähesema puhastusefektiga, ehk siis ja seal ta näitas kohe ju, kui esimene katse, see emotsioon, mis sealt tuli, katsevõit Oliver Solbergile, no see oli mega, et seal on, natuke on selles osa, aga me saame väga hästi sellest aru juba homme, et ei pea enam kaua ootama, kui Ott Tänak ja Oliver Solberg stardivad üksteise järgi, nii et eks me siis näe täpsemalt, kui suur puhastusefekt oli tänasel Oliveri sõidul. Ehk siis stardipositsioon. Aga ütleme, et ei olnud teeolud efekt, siis kuidas seda ikkagi seletada? See mees on lihtsalt valmis ralli 1 autos istuma. Ja ma arvan, et seal ei ole nagu suurt seletust, et seal ei olnud taga mingit megatrenni, megakilomeetrit, testikilomeetrit, seal ei olnud sellist asja taga, et tegelikult me teame, et kui Sami Pajari eelmine aasta tuli Soome rallile debüüti tegema, siis tema kilometraaž ralli 1 autoga oli selgelt suurem. Nüüd, Oliver on sõitnud ikkagi ralli 1 autoga Hyundai ajast, et see kindlasti on mingisugune teadmine oli tal olemas, kuidas selle autoga sõita. Aga 3 hooaega on sellest möödas, et sealt nagu liiga palju infot võtta jälle, et teised autod täiesti erinevad ja 3 aastaga või
on väga palju muutunud ka üldse selle Rally1 auto enda puhul, et tal ei ole liiga palju testikilomeetrit ka. Ei olegi. See on, ma räägin, nagu tegelikult neljapäeval, kui mina ütlesin, et Oliveri peaks parema top 3 ennustuses, sest ta on lihtsalt valmis. Me näeme, kuidas ta käitub Rally2 autoga, et üldiselt on see, et auto käib üle sõitja, kui on noor sõitja, et sa ei suuda seda tühjaks sõita, siis Oliver seda Toyota Rally2 autot, tema sellest autost üle. Tema teeb selle autoga, mida ta tahab ja stabiilselt ja väga rasketes rallidel, väga kiiretel rallidel. Ta on valmis, aga muidugi ei saa öelda, et see ralli ei oleks see, mis muidugi kaasa aitab, et ta on kiiretel teedel üles kasvanud, ta tunneb Eesti teid väga hästi, et eks see kõik kombo kokku on see, miks see tulemus selline on täna. Et natukene nagu Martins Lätis või? Ja, väga võib küll nii olla, aga ma arvan, et see vahe nüüd, kui me võtaks mingi uue ralli, ma ei tea, läheks nüüd Kreekasse niimoodi, et Oliver sõidab ralli 1-ga Kreekas, et siis ma arvan, et see Martinsi ja Oliveri vahe on ikkagi täitsa teine pilt, et Oliver tõenäoliselt on selles mõttes oma karjääri kulgu nagu ütleme, võib-olla halb on öelda, et õigesti teinud võrreldes Martinsiga. Eks Martins tuleb meil saatesse ka varsti täna, et siis eks me saame taga rohkem rääkida. Arvad tuleb või? No rääkisin taga, et peaks tulema. Poole saate pealt? Ei, pärast salvestanud. Okay. Et eks siis me saame hommikul lasta, on ju. Sa võid talle öelda, et ta võib poole saate pealt ka tulla, sest mul teine külaline langes täna õhtul ära. Okei. Noh, kui tuleb, siis saab sisse sadada. Et Oliver on lihtsalt selle autoga nii palju sõit, MM-rallisid, tal on nendest rallidest hea ülevaade, kui Martins tegelikult ju on põhilise osa oma karjäärist sõitnud ERC-rallisid ja tegelikult MM-karussellist väga suurt kogemust, tal ei ole ainult junior VRC. Enne kui me hakkame Otist rääkima, ma arvan, et Oliveri veel mainime selle saate jooksul. Oti jõudis meil värskelt Mixzone'i, kui me sealt läbi ERMi tulime ja eks me nägime kaugelt ka, kuidas seda videot salvestati. Me kahjuks ei kuulnud, mis seal räägite, aga nüüd siis kõik koos äkki kuulame. Kaspar Ruus ja kõik, kes seal mikrofonide taga olid, meile selle toovad praegu. Ott Tänak Rally Estonia avapäeva järel teisel kohal püsisid põhimõtteliselt sel positsiooni läbi päeva, et kuidas sa ise seda päeva kokku võtad ja hindad? Hommikul tundus, et saab väga keeruline ralli tulema, et jah, peale esimest katset väga positiivne ei tundunud, et eks iga katsega väikeste sammudega läks olukord justkui paremaks, aga jah, sellega poolest oli suht raske. Et peale lõunased katsed iseenesest olid justkui positiivsemad, et eriti just see esimene ring, et oli väga libe ja pidamist seal väga ei olnud. Et kuiv tee ja väga palju puhastamist, et ilmselgelt iga autoga tee läks palju kiiremaks, aga sellegi poolest kuidagi enesetunne autos oli positiivsem. Võib-olla teine ring oli isegi raskem kui esimene ring, aga see selleks. Nüüd on nii ja ma arvan, et homme stardipositsioon võiks palju võrdsem olla nendega võrreldes, kellega me võidu sõidame ja eks siis näis, kus me oleme. Palju lõunapausi ajal pidi ta autokalal muudatusi tegema, et saaks natukene paremaks? Ei midagi erilist. Sa enne teisele ringile minekut ütlesid, et võib-olla see kiiruskatse on nagu raskem sinu jaoks. Tegelikult vist nii ei olnud, et kas see nüüd annab homseks kuidagi parema eelaimuse, et ka nende süükste teede peal saab ikkagi selle autoga päris kiiresti sõita? Eks me seda näeme homme, mis tegelik seis on, aga jah, ma arvan, pigem oli positiivne. No Hyundai praegu, ütleme, esimene pika vaab on selle taga, et Hyundai Toyota praegu paistavad päris võrdsed sellistel teedel, et kuidas sulle endale see, ütleme, kahe auto jõududa vahekord siin tundub? Jah, Toyota juhib ja Hyundai on teine, et eks ta täpselt nii ongi. No, sa ütlesid, et homme stardipositsioonid on võrdsemad sinu vaates ka, et seegi see, et Oliver Solbergil oli praegu väga hea stardipositsioon esimeste meestega võrreldes, et kui palju sellest edust võib nüüd selle stardipositsiooni kaela nii-öelda ajada? Väga raske öelda, ilmselgelt ta on sõitnud väga hästi, et esimest korda selle autoga sõites
jah, tundub, et on hea auto, millega on võimalik kiiresti harjuda ja eks ta loomulikult on ka väga hea sõita, eriti kiiretel teedel, aga jah, selles suhtes, et isegi kui on hea stardipositsioon, siis seda tuleb ka ära kasutada ja ta suutis selle ära kasutada, et ilmselgelt tempo on seal ja eks siis homme näis, kas me suudame tema tempos. No nii, selline siis Oti intervjuu, mis me välja lugesime. Ma arvan, et selles mõttes kinnitas just sõnu, mida me hetk tagasi rääkisime. Et selles mõttes just Solbergi koha pealt ja tema tempo koha pealt ja kuidas see tee siis puhastus iga autoga. Aga ma ei tea, eks Otti on võib-olla natuke raske lugeda igal juhul, et kuidas see tunne on. Et selgelt me saame aru, et ta ei ole rahul. Täielikult ei ole nagu palju kordi, kui ta rahul oleks olnud. Et viimane ralli MM-karussellis, kui oli Kreeka, et siis pigem isegi oli kuulda, et täitsa sõidetav on auto. Et siis see aeglane, raske pinnas nii-öelda siis nendes oludes sai selle auto sõitma, sai mugavaks Oti jaoks. Täna on lihtsalt jälle see, mida me oleme siin ka nende paari päeva jooksul siin nüüd mitu korda rääkinud juba, et see olukord on lihtsalt selline, et tuleb harjuda sellega, milline see auto on, mitte liiga palju kogu aeg ütleme siis üle mõelda või liiga palju asju kogu aeg proovida, et võib-olla tulebki siis harjuda ja vastavalt olukorrale siis kas oma sõitu kuidagimoodi sõidustiili sättida või mingit muud asja välja mõelda ka lisaks. No ega me päeva jooksul, ma ei tea, kas ka teiega Lõuna-Eestis saite üldse teada, mis siis see nüanss on, millega Ott auto juures rahul ei ole? Tegelikult seal on, me ei rääkinud või ei tulnud see otseselt välja, et ma arvan, et see on nii spetsiifiline mingisugune tunne, mida ta otsib ja ma isiklikult arvan, ega ma ei ole seda ka küsinud Oti käest, aga me võime eeldada, et see hea tunne pidi tekkima või see tunne, mida ta otsib, see pidi tekkima ajast, kui ta võttis maailmameistri tiitli ja sellele eelnevast aastast. Ehk tunne, mida ta tundis Toyotaga. See oli hea, kui ta siis sõitis, see, kuidas see auto käitus oli hea ja täna ta otsib sellele tõenäoliselt siis võimalikult lähedast sooritust auto poolt siis. Aga lihtsalt autod on nii palju erinevaid järelikult, et nagu ta ütles ka, et tundub, et Toyota on väga hea auto, millega tulla ja sõita, et ei vaja liiga palju testikilomeetritki alla, nagu ta viitas siis Oliverile. Nojah, ega see jääbki küsimärgiks, ma arvan, hooaja lõpuni. Jaa, aga selles mõttes me näeme ju teiste sõitjate pealt, et see ongi nagu ralli by ralli, et mingitel rallidel on ju, me nägime eelmine aasta, Neville oli väga hea Hyundai'ga ja ei olnud mingit küsimust, et see auto kuidagi aeglane on või mingit probleemi selles osas on. See on lihtsalt mingisugune sõitja spetsiifiline soov, tunne, et ta saaks enesekindel auto sellest. Olgem ausad, Ott Tänak teisel positsioonil startis teisena, puhastust oli palju, 12,4 sekundit maas, see on väike vahe. See ei ole nagu, see ei ole kuskilt otsast probleem, et autoks aeglane. Et probleem oleks võib-olla siis, kui ta homme ei hakka katsevõite võtma? Jah, ütleme, jaa. Okei, Oliveril on ka sarnane positsioon, aga kui me võrdleme, et täna oli Oliveril kõvasti parem positsioon kui Otil. Ja ma arvan, et eks homme on see pilt, kus tegelikult võrdse stardipositsiooniga tegelikult me võime näha, et need positsioonid hakkavad paika loksuma, et ma ei panustaks jätkuvalt sellele, et Oliver Solberg ralli võidu peale sõitma läheb, aga mine tea, et panustada ma sellele ei julge, aga pigem ma arvan, et siin ikkagi kogemusega ja tee tundmisega tehakse ühel hetkel oma ära, et taga eks me näeme homse ja ülehomsega. Thierry Neuville, 3. koht ja maas Oliverist 14,2. Kuidas tema täna hakkama sai? Otist maas 1,8. Tegelikult peab ütlema, et on hea päev olnud Neville'il, et kui lõpetada Eestis päev 3. positsioonil, siis ei saa mitte kuidagi öelda, et päev halb oleks olnud. Ma vaatan, tal on 3., 4., 7., 3. Ühesõnaga, katsevõitude osas on siis Elva linn ja SS1 ehk selline, et Miki Hiirekad on ta
Maiuspala. Kohe võtan saatesse küsimuse. Meil tuli küsimus vist, ma ei mäleta, kas Facebooki või meili peale. Miks on see ikkagi mikihiir? Kus see tuleb? Ma ei tea. Mul õrna aimu. Nii kaua, kui mina olen rallimaailmas sees olnud, on alati mikihiire katse öeldud. Ma ei tea, kus see tuleb. Kahjuks see vastuse võlgu. Okei, Neville. Ja, ühesõnaga, poodiumi top 3 aegasi katsetel siis SS2 pealt, SS6 pealt, SS7 pealt ja siis lisaks Elva ja Tartu SS1 katsevõidud on. Tegelikult selline väga stabiilne. Must veel kaotust natuke rohkem, 7. aeg. Üldiselt ülistabiilne tulemine ja kaotus ju tegelikult minimaalne, et me näeme praegu väga hästi, kuidas Hyundai'd istuvad täpselt koos seal, et igati tublid, ei oska kuidagi midagi halba Neville'i kohta öelda. Ma arvan, et tegi täpselt selle ära, mida tegema pidi, et ma arvan, et ei olnud ka kindel eesmärk täna Otiga võitlema minna, aga see koht, kus ta on, peab rahul olema ilmselgelt. 4. kohal hetkel siis 8 kiiruskatse järel Kalle Rovampera ja 20,1 sekundit kaotust Oliver Solbergile ja 5,9 Neville'ile. Ütles päris, kas seda just sapiseks saab nimetada, aga lauseb, mida Rovampera suust väga tihti ei kuule. Et jälle üks päev, nagu iga teinegi sellest aastast, kus mul on raske, loomulikult üritab midagi homseks leida. Parem stardipositsioon aitaks. Arvan, et ma ei tea, mis tähendab inglise keeles it's gonna be chin to the chest, lõug rinna peal. Ja lähen järjekordse pettumuse poole nagu alati. Olgem ausad, ega tegelikult on pettumus ka ju. Et ikkagi, kui Neville lõpetab Rally Estonial päeva Kalle Rovamperast eespool, siis midagi valesti. Kalle Rovampera on Rally Estonia mitmekordne võitja, mitmekordne maailmameister. Aga see aasta, ütleme, Rally Estonia, nagu ka täna eelmises saates rääkisime Bajarist, et siin see tempo peaks olema kuskil või ootaks, et näitaks kiirust, siis Rovampera puhul tegelikult ma arvan, et kõigi lootused ja ootused on see, et see võib-olla mõõnaperiood hakkab läbi saama nüüd siin. Tuleb Soome ja tuleb tagasi see vana Rovampera. Tänase päeva puhul on midagi puudu. Aga äkki Toyota pani seadistusega veel rohkem puusse kui Hyundai? Me leiame Evansi 7. kohalt ja 41,4 sekundit. Ma ei tea, kas on teepuhastaja kohta palju, 40 sekundit mitme kilomeetri peale, palju meil täna oli? Eelmises saates mainisime ka või rääkisime korra sellest kaotusest, et mis täna oli 122 kilomeetrit. Ja, et mis see normaalne kaotus oleks olnud ja ma arvasin, et selline 30 sekundi tuuri esimesena startides oleks okei, ei oleks mingit draamat. 41, ma arvan, et on grammi võrra palju, et see oleks võinud olla küll circa 10 sekundi võrra väiksem, et siis oleks, ma arvan, päris heas positsioonis homme sõitma hakata, et ei ole Evansil parim stardipositsioon homseks, et natuke oleks võinud ta väiksem olla. Aga ei, Toyota, me ei saa öelda, et Toyotad on kuidagi oma seadistusega puusse, selles mõttes, et see on ikkagi iga sõitja personaalne seadistus, esiteks, ja teiseks Toyota juhib rallit. Et seal on ikkagi mingisugune, me teame, Rovampera on väga avalikult rääkinud sellest, et tema ei saa seda autot paika nende reffidega. Ja kas seal on mingi muu lisafaktor juures, me ei tea, et kuna see hooaeg on selline olnud ta jaoks, nagu ta on, siis see on reffi ja võib-olla ka hübriidi puudumine. Selle kahe asja kooslus on see lihtsalt, mis Rovanperale ei sobi ja isegi Eestis ei sobi. Nii, Adrien Formeau on meil siis 5. kohal 29,8 maas Solbergist ja vaatame, mis Formeau ütles, et minu jaoks raske hommik, natukene palju parem pärastlõuna. Loodan homme jätkata samas rütmis ja vaadata, mida suudame. Eesmärk oli saada homseks parem stardipositsioon, et siis on natukene parem. Et on siis nagu parem stardipositsioon või jääb suht samaks ju? Enam-vähem jääb samaks, jah. Aga Adrieni puhul, ma tean lihtsalt seda, et talle tegelikult Eesti on, tal on keeruline Eestit sõita, et ta ei ole küll seda väga väljendanud, aga ma arvan, et viimati sõitsime koos ühes klassis Rally Estoniat oli 2019.
ja ma arvan, et ma võitsin teda ralli lõikas circa 1,5 minutiga ja ta ikka nägi ränka vaeva nendel kiiretel katsetel siin kuidagi hakkama saada. Et selles mõttes tean, et need katsed, kiired katsed hüpetega, nukkidega ei ole päris tema lemmik pinnas ja karakter ralli mõistes, et ma arvan, et see on selline ära tehtud päev. Mitte midagi erilist, aga õnneks viimaste katsetega ikkagi suutis oma ära teha, et Katsutast mööda saada. Tegelikult olid väga head katsed 6 ja 7 tal, kus ta tõesti tegi suure töö ära, et see stardipositsioon oleks võinud olla oluliselt kehvem, et Evansi ja Katsuta tagada ju pärast 5. kiiruskatset oli, nii et selles mõttes tegi ära suure töö. 7. kohalt tõusis 5. Nii, Evansist me rääkisime, tahame midagi lisada või lepime, et nii on? Jah, ega suurt vist lisada ei ole, et ega homme väga palju paremaks ei lähe. Tegelikult lihtsalt, räägime nii palju Evansist, tegelikult on nagu olukord natuke keeruline tema jaoks nüüd, et ta stardib 4. 5. Oota, homme, 1, 2, 3, 5, jah, sorry. 5. stardib, et stardipositsioon on selgelt parem kui täna, aga kui me võtame, kes seal eespool on, siis ma arvan, et Monsteri ja McEarleni joones väga ei sõida. No jah, ja kes tal seal eespool nüüd on, et kuhu tõusma hakata, on ju. No Katsuta on tõenäoliselt üks võimalik sõita, keda siin püüda, aga tegelikult see läheb keeruliseks ja punktide mõttes just läheb keeruliseks, et kui sul on ikkagi lähim konkurent sõidab võidu peale ja sina tiksud seal satsi keskmes kuskil, et need on olulised punktid, mis siit rallilt kaduma lähevad ja tegelikult hüpoteetiliselt, kui me võtame ralli võitja näiteks Evansi 6. koht, siis need peaks tegema kiire arvutuse, kas need punktid hakkavad päris nulli lähedale juba jõudma. Evans läks liidriks, aga väga vähese väga väheste punktidega. Seda arvutame pühapäeva hommikul, ma arvan. Jah, ma arvan, et ärme praegu hakka liiga palju süvenema sellesse, et kõike võib veel juhtuda. Jaa, Sami Pajari ei saa hakkama. Lihtsalt ei saa hakkama. Ja mingit otsest põhjust väga ei olegi. Kuule, tegelikult natuke ärkas, aga kuidagi võib-olla natuke vähe ärkas. 8. koht, minut ja 5,1 sekundit maas juba Oliver Solbergist. Jaa, 7. katse tuli tal täitsa okeilt välja. Sõitis 6. aja välja. Kambja teine läbimine siis, et 23,7 kilomeetrit, kaotust 3,8 Solbergile. Tegelikult see oli täiesti konkurentsis aeg ja see Pajari, keda oleks taht kohe näha ralli algusest, oli see, kes sõitis 7. katse välja. 6. kusjuures huvitaval kombel jälle 6 nagu 6 ei lubanud nii väga, oli 10,2, et ei saa aru, mis tal on. Tõesti ei saa aru ja splittides vaatad ka. Kohati on, sõidab täiesti nulli. Poole katse peal on põhjust, marginaalne vahe. Ja siis kaotab sekund kilomeetrile teise osa katsest. Kas seal oli mingi mootori? Ma ei usu, sest jälle 7. katse oli, 6. katse ei olnud. Ja see on kuidagi, see käib nii üles alla tal, et ma ei saa väga hästi aru, mis tal viga on. Ja see jutt, et mootori jõuprobleem on, okei. Päris hea katselõpu intervjuu, et ma ei taha olla see vend, kes hädaldab kogu aeg. Aga sorry, ma pean olema see vend täna. No, ma ei tea. Lihtsam oleks mõni anekdoot rääkida vist. Seda vinguvad Pajarid ka rohkem ei viitsina. Aga Martin Sesks, ma ei tea, kui ta meile siia stuudiosse tuleb, et lootsin rohkem. Ma tegelikult 9. koht ja minut 11,4 maas. Jaa, kusjuures ta ka korraks ärkas. Pajariga väga sarnane ralli on tegelikult olnud. Temal oli, kui Pajaril oli 7. katse väga tugev, ehk siis Kambja teine läbimine, siis Sesksil oli Kambja esimene läbimine väga tugev. 4. aeg jagas Tänakuga. Ja juba tundus tegelikult, ma ütleks, et Sesksi poolt oleks olnud tehtud päev, kui arvestades seda tempot, mis tal oli, kui ta oleks ikkagi Pajari kätte saanud. Ehk siis ta oleks saanud startida 4. oleks homseks enam-vähem stardipositsioon olnud. Praegu ikkagi Pajari 6,3 sekundi kaugusele. Et
Jaa, nagu me rääkisime tegelikult ju Colin Clark ja David Evansiga, et kogu see hooaeg on tal selline mega keeruline oli. Tegelikult, kui me vaatame... lause, mingi expectationsi management võiks olla parem. Said sa sellest aru või? Nojah, selles mõttes, et see, mis Pauguga... Ootuste juhtimine. Jah, et see, mis Pauguga ta eelmine aasta tuli, on ju. Aga tema ei juhi, meie juhime inimeste ootusi. Kusjuures tema toob väga maa peale alati. On ju. Ta ikkagi alati ütleb, et oodake, mul on terve ralli, läheme step by step, on ju. Et see, kui ta sõidab siin 8-9 aja, tal ei ole see draama, nagu ta ütleb katse lõpus, et all good, noh. No päris all good ei öelnud. Ta ütles, et alati sa vaatad kohti, kus võiks parandada ja selles plaanis ootame juba väga homset. Selles konkurentsis ongi tipp väga tihe, et isegi väike viga ja sa näed seda kohe aegades. Ma küsiks selle peale, et kas siis me nägime väikest viga igal katsel või? Võib nii olla, no ega me saame seda küsida, aga me hetkel liiga palju ju ei tea seda infot, et me saame öelda, et on kiirem Ford, ega me rohkem hetkel öelda ei saa, et ilmselgelt ta lati alt läbi pand selles mõttes, mida me oleks tahtnud näha kiirelt kruusarallilt. No, ma arvan, et selle vastu ei saa keegi vaielda ja ei saa ta ka ise selle vastu vaielda. Ma mäletan, kui me tegime Martinsiga, me olime seal stuudios, seal oma keldriboksis ja siis Martins oli meil ekraanil ja temal on neid kunstnik Bruno Lillemetsa karikaid kohe mitu. Jaa, ta on Eestis ikkagi ju sõitnud ja paistsid seal toas. Aga ma arvan, et eelmine aasta oli suht hea näide, et miks ka tegelikult ralli alguses nagu liiga palju ootuseid Martinsi peale mina ei pand, oli see eelmise aasta Rally Estonia Euroopa meistrivõistluste etapina, kus ta oli konkurentsist selgelt väljas tegelikult. Et ta ise küll tol hetkel ütles, et ta tuli Poola rallilt just Rally 1 autost, istus Rally 2 autosse siia ja siis läks Läti rallile. Ja see oli nagu täielik kontrast. See, mis ta tegi Poolas, ulmetöö, tuli Eestisse, nagu sai täiega kotti. Ja siis läks Lätti ja pani Lätis, põhimõtteliselt hakkas võidu peale sõitma. Et see oli nagu, mulle tundub, et ega see Eesti tegelikult talle nii väga ei sobi. Aga ma vaatan, meil järgmine nimi, kelleks peaks rääkima, on Josh McCurlin. Sellega seoses, kui sa läksid hotelli puhkama, astus siia lähedale üks iirlane. Mäletad aastal 2023, meil siin samas kohas oli üks laud. Siia lauale oli laotatud kõigepealt üks lipp. Ja siis see sama vend tellis Tallinnas 2 lippu juurde, sest Tartus ei olnud suurt lippu. Ja ta kogus kokku 5000 allkirja. Ta käis meid tänamas. Et me selle sõnumi laiali lasime. Ja ma teen sellest väikse nupsu ka. Ja rääkis, et nad plaanivad järgmine aasta, ma ei mäleta, kas Otepääle või Tehvandile, ma pean üle kuulama, mälestuskivi Kreegile. Väga lahe. Ja, et Kreegi ema ja isa olid väga sillas. Siit läks ju teele mitte ainult 2 Eesti lippu, vaid ka Iiri lipp täis autogramme. Sinna andsid Hyundai tiimiliikmed Ott ja Martin ja kõik, kes siin põhimõtteliselt servicepargis nendel päevadel olid, 3 või 2 päeval. Ja läks ka mälestusraamat. Ehk siis kõik said midagi kirjutada. Ta ütles, et tema seda raamatut ise lahti ei teinud, et personaalsed kirjad. Aga see, kui see emale üle sai antud, siis see oli päris emotsionaalne hetk. No see oli 2023, see oli kõik siin väga emotsionaalne see olemine, et see lahe, et saime selle panuse anda ja mingit emotsiooni tekitada. Ja, ta on siin pojaga jälle rallit vaatamas, nii et elab ka muuseas ju Eestis, et 14 aastat Eestis elanud. Aga okei, McCurlin, Munster õpivad oma asju. Jah, ma ei tea, ma isegi ütleks, et McCurlin on nagu okei. See, kus ta tuleb. Ta ütles, et McCurlin on Iirimaal kasvav täht ja see altpoolt on neil veel tulemas. Keeruline see, et hetkel valitsus ei ole nõus taha tulema, et MM-etappi teha. Okei. Ja, ma arvan, et Josh on tegelikult keeruline öelda, et ta on tubli päeva teinud, kui sa oled päeva kokkuvõttes eelviimane, kaotust minut 30. Aga samas tuletame meelde, et tal on ka Rally 2-ga see kogemuse pagas pole väga suur olnud. Rally 1-ga esimest hooaega, iga ralli on ta jaoks uus, nii et ma arvan, nii kaua, kui ta Munsterist eespool, on kõik fine ja on juba
ma arvan, et seal tegelikult ei saakski rohkem eesmärk olla, kui kõik rallid see aasta läbida ja tegelikult, kui ta suudab juba Munsterist olla kiirem, on mega kõva. Aga meil vist hakkas lava peal midagi toimuma, vaatame korra, mis äkki näeme, Võt 20-30 pidi hakkama, aga vist on, ma ei tea, kas see juba kestis natukene meie selja taga. Võib-olla küll, plaksutamine käis ühesõnaga. Aga rahvast on palju endiselt, action käib. Kell on ju 9 õhtul, võiks ju arvata, et inimesed ei jaksa enam, aga võta näpust. No ilus suve õhtu, palju seda ikka saab, isegi kui ei jaksa, siis sa pead tulema. Siuke ilm on mõnus. Aga oota, mis me tahtsime nüüd, lähme WRC 2 juurde. Absoluutselt. Robert ja Georg on meil ees otsas. Duelli ei ole küll nii pingeline kui eelmisel aastal, et Robert on siin, ma ei saaks öelda, et asjad paika pannud, sest me räägime ikkagi reede õhtul alles. Aga midagi see 34,3 sekundit ju näitab. No mingid jõuvahekorrad on igal juhul paigas, et Robert näitab ilmselgelt oma kiirust ja tegelikult ma arvan, lisaks kiirusele näitab ka arengut, mis on tegelikult selle aastaga, et Roberti hooaeg on ju mega alt see aasta kiiruse mõistes, et küll ütleme ära vormistatud on oodatust vähem neid tulemusi, aga tempo on ikkagi väga selgelt olemas olnud ja ma arvan, nagu tegelikult neljapäeval sai ka mainitud eile, et ma arvan, et Roberti ainuke ülesanne siin rallil on minna võidu peale sõitma, et mingid teise, kolmanda koha peale siin ei ole mõtet sõitma minna. Kusjuures Robertil oli ka mingisugune haigus küljes. Jaa, see oli ju päeval päris suur teema. Jaa, et vist mingi toidu probleem oli. Ma ei tea täpselt, mis see on. Ta ise arvas, et oli mingi toidu, ma ei tea, mürgituse laadne asi, et jube kehva oli see olemine, aga ta ei paista, tundub, et kasuks tuli. Poole minutiga liider olla, et loodetavasti siis homme on parem ja hoog jätkub või läheb veel paremaks. Ma ei oska öelda, kas saab veel paremaks minna. Aga vaata, teinekord endal on ka, et kui sa oled palavikus, vahel töö lähebki libedamalt, sest sa keskendud ühele asjale, sa pead selle asjaga ühele poole saama, sul ei ole mingi muid segajaid, aga rallis on... Sa nagunii oled keskendunud ühele asjale, sest muidu sa oled võsas. No just, nii ta on. Aga Georg Linnamäe, James Morgan, nende järgi, nagu mainitud, 35,3 sekundit taga. Ei ole kuulnud, et oleks mingit probleeme otseselt Georgil. Pigem on väga rahul. Okei, ma praegu vaatan ikkagi mingi teema tal on olnud, minu jama. Mul natuke läheb lolliks asi siin laual. Vaatame, mis ta ütles. Okei, ta lihtsalt pärast 5. kiiruskatset Mustvee 2 siis ütles, et loodame servispargis asja paremaks saada, seadistuse probleem mingi pigem vist on olnud, et pole autoga täiesti rahul olnud. Aga sellegi poolest WRC 2 teine mees, nii et kiirusega on igal juhul seal, kus olema peab. Kui me siin lõunal kokku tulime ja laiali läksime, oli Egon Kaur veel 3. kohal. Aga 6. katsel oli tal mingi engine issue, ehk siis mingi mootori mure. Ja 6. katsel kaotas ta Virvesele 24,7 sekundit korraga. Ja sellepärast ta hetkel ongi seal 6. kohal. No päris kahju. Kahju jah, vend oli ikka hullu sõitu tegemas. Ja see eestlaste kolmik oli päris ilus vaadata. No see ei ole kadunud. See on küll raskem, sest nüüd on meil 3. kohal Roope Korhonen ja ma vaatan, Romet Jürgenson on Roope Korhonenist 6,5 sekundit taga. Kõik on võimalik, igal juhul. Kusjuures... Aga mis on üllatav ikkagi minu jaoks? Robert on ees Linnamäest 35,3 ja Linnamäe omavõtte Korhonenist 25,2. Et esikolmikus on ikka siuksed vahed. No rajud vahed, aga me peame seda ka vaatama, et WRC 2 klass tegelikult on natuke lahja ju. Et me oleme natuke juba võib-olla ära harjunud sellega, et Solberg on ju WRC 2-s, Greensmith, Rossel. No meil on nagu kõvad mehed, keda täna siin ei ole. Vaat seda pilti ka. Et tuleb juurde järjest.
meil siia lava taha inimesi. Korralik rahvamass, väga lahe. Roope Korhonen oli sul huulil. Roope ei olnud, aga et meil ei ole kõvasi mehi kohal, et see tegelikult, kes sõidaks nagu sekundis võidu. Et selles mõttes on natuke kahju võib-olla selle klassi mõttes, et sellist väga tihedat andmist me ei näe. Aga ei ole hullu, et vähemalt on meil ikkagi midagi ja konkurents on ikkagi kuigi palju olemas. Aga kas Romet Jürgenson suudab Roope Korhoneni ära võtta? Ma arvan, et kõik on võimalik. Sest ma arvan, et Jürgensonil on ikkagi väike koduväljaku eelis ka siin. Ja tunneb katseid paremini kui Roope Korhonen. Kui ma ei eksi, siis Roope Korhonen Rally Estoniat varem sõitnud ei ole. Ma kiiresti viskan silma peale. Okei, valetan ikkagi ühe korra on 23 sõitis. Et ta on korra sõitnud. Kaks korda ikkagi on sõitnud, jah. Et selles mõttes mingi teadmine on ka ikkagi olemas, aga äkki koduväljaku eelisega võimalik see ikkagi siin ära püüda. Lauri Joonaja on siis Rometi ees ja siis Egon ja siis Mikko Heikile, eks ju. Ja Yuki Yamamoto. Ei, tore on näha ka Jaapani lippe, aga kuule, meil seal meediakeskuses. Me ikkagi ahastame, et kuidas Katsutal ei tule ja eriti just Oliveri valguses ka, et tuleb mingi Vemps, kes on 3 aastat sõitnud Rally 2 autot ja paneb sullegi kalendriga. Ma mõtlesin selle peale ka täna, sest tegelikult huvitav oleks paralleeli tuua, et kuidas näiteks F1 asjad käivad. Seal ainult visatakse neid sõiteid üle parda, tuuakse teised ja kogu aeg proovitakse, kui antakse 3-4 etapiga see midagi ei näita, vaata. Davai, uus tasemele. Et WRC on selles mõttes huvitav, et kui kaua, Katsutaks, ta on jaapanlane, teda hoitaksegi seal mingitel teistel põhjustel, on ju. Aga näiteks Bajari, kui Bajari ei suuda ühe hooajaga ära tuua tulemust. Kas me kuulame korra, mis Ott räägib? He's also not giving it up just for nothing and I guess the closer the fight, the more it's the driver's instinct to just push more and more to make sure you are there to at least fight for the win and that's what he will do. Yeah, I'm sure you all will tomorrow. And it's great. Thierry's not too far away. Mo came back this afternoon. Robben is still in the mix. So we've got a lot of drivers battling for the win here. It's going to be a really tough, demanding day out there tomorrow. 125 competitive kilometers. What is the key point of tomorrow for you, would you say? What's the key stage tomorrow? Yeah, exactly. I mean, Oliver is a bit ahead, but myself, Thierry, we have nothing in between us. Kalle is just behind us. Adrian is there, and I mean it's it's a lot of pushing from all of us, that's for sure. And I mean tomorrow we go to the south stages, like basically similar characteristic like we did now the last one, and some big jumps and then fast roads. Now on the final stage tonight, I know you're not a massive fan of the stage end interviews, but you had a special interviewer at the stage end. Your son, Ron, decided to take the microphone, asked you a couple of questions. What was that experience like? And is this the start of his media career? Definitely not. I hope so. You should be a rally driver. No, definitely not. He should be a footballer. Much easier, much cheaper for a father than a rally driver. But anyhow, to be honest, I was quite shocked. I'm not so sure that he took this place. I'm pretty sure he was given the place. You know, he was pushed in the case. But yeah, to be honest, I opened the door. I was first quite shocked. I thought that he was just pushed in between the door, but actually he came with the mic as well, and then he started to ask something in English. I was like, okay. But the guy himself is there, so. But I was impressed. He could pull it off, and fair play to him. So well played. Yeah, absolutely. Let's turn to our reigning world champion now. Tuleme tagasi korra stuudiosse nüüd, mitte korra, vaid pikemaks ajaks. Aga ei, see oli pull hetk tegelikult, kui poeg tal küsis. Ma ei mäleta, ma ei leia ka, mida ta küsis, sest see All Live'i Mikker
natukene tõrkus, aga mul tundus, et midagi sellist, et kas me lähme ujuma või midagi Okay. Aga mis Ott ütles, et ajakirjanikku selles sõnast küll ei tohi tulla. Ja rallisõitjad ka ei tohi tulla. Jalgpallur. Aga Katsuta juures jäime pooleli, et nojah, mees on sinna istutud. Ja ma tahtsin Bajari kohta just seda öelda, et kui me näeme F1-s, et võetakse sõitjad ära, pannakse asemele, kui sai delivery tulemusi, siis kui tal on antud üks hooaeg, üks aasta näiteks, ja kui aastaga näiteks Bajari pigem on ikka suur pettumus ja samas on olemas järjekord seal Toyotas ulmekõvadest vendadest, Et praegu, kui on küsimus, et mis pidi seda asja teha, et kas peaks Bajareki välja võtma sealt ja Solbergi asemele panema ja siis Ogier käib nagu teeb nii palju, kui tahab, tunduks oluliselt parem plaan ju tegelikult. Et kui kaua lastakse Bajaril seal istuda, kui päriselt on Oliver Solberg ootab oma kohta? Oliveri kohta lugesin uudist Postimehest, et mis uudis see võib-olla oli, aga et talle endale kindlasti teada, et see jääb ta ainsaks korraks ralli üks autos. Ma tean ka seda, et see oligi, oli teada, et üks ralli tuleb. Võib-olla on see, et kui suudetakse sellist tulemust näidata, et siis midagi mõeldakse juurde ikkagi, hooaja jooksul, et seda võib vabalt juhtuda. Mis juhtus ka tegelikult Martin Seskriga eelmine aasta, et sõitis ju ainult Poola, Läti ja siis sai lisaks ka kolmanda etapi. Et kõike võib juhtuda, aga ma räägin, see on huvitav, see Toyota sats on väga huvitav, et meeskonnas on kaks meest, kes tegelikult nagu panevad lati alt läbi täiega. Et väga huvitav on seda asja näha seal tegelikult, mis seal hooaja vahel juhtuma hakkab, kas juhtub midagi, sest ma arvan, et kui Oliver suudab selle ralli lõpetada selle tempoga, siis seal ei tohiks olla küsimust. Et kas tal peaks olema koht järgmiseks aastaks olemas, tal peab olema see koht olemas, aga kelle asemele? Ralli 2 me ei rääkinud katkestajatest. Võib-olla igast katkestajast ei peagi rääkima, aga Bulgaaria esisõitjat meil enam ei ole. Ta sai oma autovedrustusest lahti ju, see jäi kuhugi metsa alla. Jaa, Doksport siin palus meil üleskutset edastada, et üks amort kuskil vedeleb. Kui leiate, tooge ära, päris kallis asi. Väga kallis asi. Palju maksab? Ma ei oska nagu täpselt numbrit öelda, aga ma arvan, et see võib 50 000 vahel olla vabalt. Ja kui ära lendab, saab veel pärast kasutada? Ma arvan, et enamasti on ikkagi vedrustusamort taastatav, kui ta just päris kõver ei ole. Et ma arvan, et seal on ikkagi tõenäoliselt võimalik taastada, sest ta vist pani tagaratta kuhugi pihta, et see nagu ilmselt tuli kuidagi tervest tükis alt ära lihtsalt. Et tõenäoliselt seal on taastada. Aga katkestajatest rääkides, kui me räägime, siis väga vähe katkestajaid on olnud, mis on väga positiivne. Palju meil alles on? Hetkel minu info kohaselt on meil 4 katkestajat. Väga vähe? Jah, ehk siis 33 peaks olema... Liiga lihtsad katsed. Homme Jannale ütleme. Ja. Aga katkestajates ongi siis Dokspordi bulgaarlane, Dokspordi Saldivar, mitte Fabrizio on tema vend, on katkestaja. Ja ralli 3-dega siis Nathaniel Brun, polegi kuulnud, ja siis türklane Kerem Kaasas. Mõlemad Fiesta ralli 3-dega sõidavad. Oota, see ei ole see sinu türklane? On küll. On ikka, jah? Ja, ta oli ka külje peal kuskil Mustvee-katsel. Ma nägin selle pilti. Ja. Kas see oli autonumbriga 44 või? 46. Okei, võib-olla oli 44. Vahet ei ole. Okei, küsimused. Sul on õigus, SS3-l oligi see Bruun, number 44, jah. Kuulge, võtame küsimused ka. Palju ei ole, sest inimesed on kõik metsa vahel ja ei jõua küsimusi saata. Aga aega on veel 2 päeva ja 6 kaik@delfi.ee ootab neid. Georg Sonne. Tere mehed, head saadet teete, kuulasin Clarki ja Evansi intervjuu ka ära. Paar küsimust. Mida tähendavad Oti legendis sõnad close maha ja 3 alla nukk? Võtame kõigepealt close maha. Close on sisuliselt... tegelikult on ta sisuliselt nagu kinni, ehk siis kurv peaks nagu kinni keerama, aga seal nüüd on kahte pidi. Näita käega, kuidas läheb kurv kinni. Pean vaatama, mis pidi juba näita laua peal. Oota, otse. Ühesõnaga, kui on kurv,
nii. Ja lõpp keerab peale veel. Ehk kas ta, kui on kinni, siis see tähendab ühe kategooria võrra läheb kurv aeglasemaks. Ehk siis näiteks on hetkel, ma näitasin enda poolt siis vasak, näiteks on vasak 4. Kui on vasak 4 kinni, siis enamasti see tähendab seda, et vasak 4 läheb üks kategooria aeglasemaks, ehk siis 4 miinuseks. Ja kurv lahti? Läheb üks kategooria kiiremaks, ehk siis 4 läheb 4 plussiks. Aga enamasti seda... jah, kui on näiteks 4 lahti, siis ta ei pruugi tähendada, et läheb üks kategooria, vaid ta võib minna 4 läheb juba 5 plussiks või 5 või 6, et siis see lahti on, me teame, et siis ta läheb kiiremaks ja kui palju ta kiiremaks läheb, siis üldiselt seda enam nii detailselt ei ole vaja kirjeldada. Ja kuidas sa siis reageerid oma jalgade ja kätega sellele, et kinni läheb? Tuleb rooliga peale keerata ja vaja seal natuke vasaku jalaga piduriga toetada, et saada auto keerama rohkem. Olgu. Mida tähendab 3 alla nukk? 3 alla nukk. Ühesõnaga 3 on siis kurvi kategooria. Alla on tõenäoliselt oligi siis alla nukk, ehk siis kuskil oli nukk ja läks alla, ehk siis miks seda peab kirjeldama, on see, et tõenäoliselt nukki tekib mingi hetk nuki taga võib-olla, kui ei ole näha teed või kergitab autot natuke, et väga lihtne, loogiline. Ja 6 kiire? 6 kiire ongi 6 kiire, et 6 tõenäoliselt, ma arvan, et Oti legendis on ikkagi mingisuguse nurgaga kurv, et no flat on, ütleme selline, et flatina kirjeldatakse siis sisuliselt nagu mingisugune kurvilaadne asi on, aga sisuliselt ikkagi selline üpriski sirge mingisugune, kurv siis ütleme nii, on ju. 6 siis on ikkagi juba kraadi natuke rohkem sealt, aga kurv 6 kiire on seda tõenäoliselt siis see, et on teada, et see on nagu ikkagi täisgaasiga kurv igal juhul. Kuulge, aga pikk jutt on see samunegi, on ju? Ja. Vaatame kiirelt nüüd homsed asjad ka üle. Meil on, me võime homsele saatele juba reklaami teha, meil on 2 külalist ennast kinnitanud, need on siis Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan ja EOK peasekretär Kristo Tohver. Nüüd on neile ka pinged peale pandud, et ei saa sisse magada enam. Ja istume nad siis homme sinna, sina istud mulle siia jälle vasakule. Ja homme me koguneme siin kell 8 stuudios, vaatame saate ära ja meie saate ajal siis stardib SS9 Raanitsa. Aga selles mõttes ju draamat ei ole, et ei pea ju kohe algusest peale vaatama hakkama, kuidas Munsterid ja McEurlandid stardivad, et vaatame, tasub ikka hakata seal poole pealt. Okei, no jah. Räägime, kuidas päriselt on. Sa hakkad algusest peale vaatama laupäeviti? Oleneb, mis küll ma ärkan. Sa paned ikkagi äratuse, paned ju katse alguseks ja siis lähed teed vaikselt kohvi. Oleneb laupäevast, aga üldjuhul küll, jah. Mõni laupäev rohkem väsinud olemine kui mõnel teisel laupäeval. No täna sa afterpartile ei lähe, ma eeldan. Ma arvan, et mul oli plaan tegelikult ju minna Pühärve äärde ujuma täna, aga siuke väsimus on peal, et see kuumas on nii ära tapnud, et ma ei tea, et vist ikkagi jääb ära täna, et tuleb magama minna. Ja siis sul oli plaan veel rattaga sõitma minna? Ratta ma teen homme, jaa, ratta ma üritan homme ära teha, et sul oli hulge plaan minna rattaga Pühajärvele, aga sa ei mõelnud, et seal võib vähe liiklust olla. Seal on nagu hullud rallifännid, et selle vist peab ära, et ma kuhugi teisele poole sõitma natuke. Aga sa pane mingi vest selga ja ütle, et panegi Rolandi särk selga. Saad hoopis signaali ja võib-olla võtaks mõni banaan tee peal. Võib-olla siis võtaks mikri ka kaasa, jutustaks siis sõidu peal juba mõne rallifänniga. Okei, aga algab siis 8.23 Raanitsa 1. Raanitsa, et Otil häid mälestusi sealt ei ole eelmisest aastast kahjuks? Ei ole, aga ma arvan, et on ka häid mälestusi mingitest aastatest kindlasti. Ja siis Kanepi 1 ja siis on meil Tehvandil, ma arvan, et sinna koguneb ka päris palju rahvast, sinna Tehvandi reegruppi. Et lihtne ligi pääseda ja näha, mis siis ikkagi reegrupis tehakse. No muidugi, ma arvan, et kui juba rahvast sealkandis on ja väike paus on, siis igal juhul hüpatakse läbi, vaadatakse, kuidas asi käib. Ja siis sõidatakse uuesti Raanitsat ja Kanepit. Raanitsal pikkus 21,45, Kanepil 17,43. Siis on servis 40 minutit siinsamas Raadil ja siis me sõidame Otepääd ja Karaskit. Ja siis on meil jälle reegrupp seal Tehvandil. Ja siis sõidame jälle Otepääd ja Karaskit. Et see päris huvitav asi välja mõeldud.
katsete loogikate ja protsesside poolest. Nõus. Ja siis õhtul lõpetame jälle siin. See on nüüd see Raadi mõisapark ja 1,76. Kas palju eile oli kilomeetrit sama või? Sama ikka täpselt sama. Ei. Oota, oli ikka või? Ma vaatasin Elva linna. Ja 1,76 ja Elva linn oli 1,72. Ei saanud siis täpselt sama. Natukene bussi pealt edasi sõita. Ja viimane katse algab siis 19.51 ja tullakse tagasi servisisse 20.26. Ja siis pühapäeva jääb 3 katset ainult. Aga need katsed on tummised. Hellenurme ja Kääriku. Ja, nii ta on ja Kääriku siis järjest esimene läbimine, teine Power Stage. Jah, Kääriku tuleb kihvt. Käärikul on Eesti sportlased hüppavad tõkkeid ja viskavad ketast ja korvpallikoondis on ka kohal ja väga lahe. Väga kihvt asi tuleb sinna. Aga mis me siin ikka? Lähme kotile. Jaa, aitab küll. Kohtumegi siis juba ju homme hommikul kell 8. Alustame meie laiviga. Ja teie vaadake siis meid ka kell 8 või kui kell 8 ei jõua, siis järelvaatamist ikka jõuab. Alati jõuab. Jah. Aitäh vaatamist. Homseni. Homseni. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.